is in the music. They can't do it like this. Everything we never heartless twist. The definition of heartless is. Heart is in the music. Heartless communicates violence. Tema oponendiks sinisesse nurka Maksim Marei! Vasakul käed võitleja, kes tuleb Inglismaalt Semtex Gymist. Tal on 7 fighti ja 6 võitu. Ta nimi on Jamie Youngblood Wheeler. Minust paremal pool olev võitleja on Narvast klubist nimega Konkiro. Tal on 10 fighti ja nendest 4 võitu. Ta nimi on Maksim Marei! Aplaus ringi tüdrukutele! All the rules of this combined command. Good luck. Say it. Judge. 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 First round. Hit! That was wrong to it. Straight away. There you go. Exactly what you expected. No problem. Good. You've already hurt him. That's it. Tere õhtust ja minu nimi Andrus Alas, oleme toomas teile siis ülekannet siit Keila tervisekeskusest, Explosion üritusest, vabandame tehniliste äparatuste pärast, oleme nüüd siis koos häälega eetris. Käimas on siis esimene matš kohe, ilma pikema sissejuhatuseta, läheme asja juurde, esimene round, kohtumas on seal Inglise esindaja Jamie Youngblood Wheeler sinistes pükstes ja Eesti esindaja Maksim Marei, mõlemad mehed siis eelmisel üritusel olid olemas samamoodi selles 8 mehe turniiris oli ta toona, kaaluks 60 kilogrammi ja nüüd on nad siis 4 mehe turniiris ja esimene poolfinaal matš. Alustatud on jah, suht tagasihoidlikkus nagu ikka turniiri puhul ja esimese raundi puhul. Näha on siis jah, et Eesti esindaja Maksim Marei on tugevamate kätelöökidega just ja Jamie Wheelani trumbiks paistavad olevat ka jalad. Kiiran Kedl, kes on tema treener, ütles mulle ka siis suure pilgutuse saladuskatte all, et plaan on siis nokaudiga võita see ja see nokaut pidi siis tulema siis läbi low kicki ehk siis Maksim Marei jalg pidavad siis ära lööma. Siiamaani seda nagu näha pole, aga low kickid tabavad. Turniiril omaselt ikkagi suhteliselt rahulikult võetakse. Mõlemad mehed teavad, võidu korral on vaja siit edasi minna ja oma kütusepaagis siis mingisugust kogust kütust jätta järgneva ehk siis finaalmatši jaoks. Seekord on siis 1 matš vähem, turniiris on siis 4 meest, mitte 8. Ja
Jamie kätetöö jääb nagu natukene alla, samas kui ta kohtab nendega, ta teeb seda päris täpselt. Maksim Maarik ütles pressikonverentsil eile, et tema toob oma trumbiks võib-olla välja siis füüsilise ettevalmistuse. Praegu see nähtu põhjal natuke raske öelda, kas on sellise füüsilisel mingisugust tähtsust. Pöörduti jalagalooki proovis siis Eesti mees Narvast, mis ei tabanud küll. Aga Jamie'l on väga ilus tehnika ja väga komplektne on ta siis ja kuidas öelda siis, et ta väga mitmekesine. Kõik need thai-boksi arsenalid. Siin siis küll kickboksi reeglitega tegu. Ja märgime siin koha peal ära, et kõik matšid on siis K1 reeglitega ja kestavad nad maksimaalselt 3 raundi, 1 ekstra raundiga, kõik raundid on 3 minutit pikad. Esimene round sai läbi, eelistust anda siin selle nähtu põhjal natukene raske hetkel. Jamie oli võib-olla natukene tehnilisem, tegi siin huvitavaid rünnakuid kõigil 3 korrusel. Low-kickid tabasid, aga kas nad olid siis nüüd päris knockout'i väärilised, ei tea, järgmised raundid peaks näitama, kas Maksim Maariku jalad peavad vastu või mitte. Jamie on siis 18-aastane, kaalumisel ka hulk 60 kilogrammi, ta täpselt oli kaalunud. Tuleb ta siis Semtex Gymis, kellega koostöös on siis tänane üritus korraldatud. Seekord on kaasas tal treeneriks siis Kieran Kedl, mitte Steve Semtex, kes tal siis eelmine kord toeks oli siin. Jamie tuleb siis Semtex Gymist, mis on siis 10 aastat vana klubi, kellel on siis 250 aktiivset liiget ja 50 fighterit. Peaks need olema siis, kui ma õigeti mäletan, Londoni thai-boksi klubi. Tundub, et nad olid siis nagu kodutöö ikkagi natukene äkki ette valmistanud, et tõesti Maksim ei ole väga tugev oma jalgade kaitsmises ja low-kickid on tabanud teda ikka päris täpselt. Ta küll vist vahetab pooli, kui ma õigesti aru saan, nagu vahest vasakul parem ees või on ta vasakukäeline. Igatahes see parem jalg, mis tal ees on saanud juba korduvaid tabamusi. Kas nad siis nüüd selle matši enneaegselt lõpetavad, näeme kohe. Maksim on kuidagi ära väsinud nagu selles teises raundis, ja Kierani ennustus hakkab täide minema, nii, esimene 8 lugemine ja esimene jalg on siis kannatada saanud, ehk siis tema parem jalg Maksimil. See strateegia on praegust nagu toiminud ja vaatame, kas ta suudab üldse lõpuni jätkata. Kes on siis ainukene eestlane selles turniiris? Või no Eesti esindaja, kui tema langeb, siis läheb see tiitel muude maade vahel jagamiseks. Päris ilusat asja proovis siin backspinning fisti Jamie, kuid ei tabanud seda. Oma kätetööga siis Maksim siin proovib siin veel midagi astu hakata, aga millegipärast usun, et see low kick nüüd seda esimest jalga lähimate hetkede juures tabab. Ja mingi kombinatsiooni ta sinna ilmselt nüüd lõpetab siis Jamie, tumeda-nahalisem. Ja proovis sinna jälle. Seekord ei see low kick haiget ei teinud, aga kätega juba hakkab lähemale saama ja eks selge, kui sul on ikka jalg valus, on sul raske koordineerida. No, Jamie on selle raundi nagu ilmselgelt ülekaalus lisaks veel sellele. Ja. Pilt räägib enda eest. Maksim Maariku parem jalg on läbi nii mõlemalt poolt sisemist low-kicki kui välimist low-kicki lüües ei kannatada kumbagi ära. Ja Jamie Whelan on siis esimese matši võitnud ja sammub siit finaali, tehes tööd 1,5 raundi.
igasugune KO-ga lõpetamine on nagu ainult vesi veskile. Seda vähem oled sa kütust kulutanud finaaliks. Loodame siis Maksim Maarikut paremas vormis ja kogenenumana näha juba järgnevatel üritustel. Jamie Whelan oli ka tegelikult eelmises 8-mehe turniiris üks peamisi pretendente võib-olla selle tiitlile, aga Marko Moisaraga pidasid nad siis maha väga vihasel lahingu, mis siis ekstra raundi taga ja ekstra raundi lõppedes anti Marko Moisara. Aga õhtugraafik on tihe siin ilmselt ja minnakse kohe edasi siis meie tänase õhtu teise matšiga, milleks on siis 4-mehe turniiri teine poolfinaal Mantas Kelunas punases nurgas ja sinna vastu talle saabub Min Lee, Vietnami päritolu Soome esindaja sinisesse nurka. Aga süüd siis Mantas Kelunase sissetulek. Mantas Kelunas on siis pärit meil Leedust. 17-aastane nooruk ja 60-kilone poiss, nii nagu kogu see kaal, oli ta 60 kilo siis selles kaalumises, ta on Läti K1 meister, Lätis on ta siis Open avatud ringis osalenud, ta on Leedu meister, kus ta pärit on ja tuleb ta siis klubist Wolf. Treeneriks on tal Vadim Zelejev ja tegemist, märgime siinkohal ära, on tema esimese profimatšiga. Siiamaani siis amatöörfightides osalenud noor sportlane. Eks me siis hakkame kohe nägema, kuidas tal läheb. Ja treener Vadim Zelejev on meie publikule muidugi palju tuttav ja eks ta Euroopas on üldse väga palju käinud näinud ja Leedu taiboksi tase ja kool on Baltikumis teada tuntud. Ootan kindlasti siit väga tõsist ja põnevat lahingut, sest vastane ei ole nõrgas puust. Eesti publikule peaks siis ringi saabu Min Lee olema tuntud eelkõige kui kahe väga vihase lahinguga, mida nad on Marko Moisarega pidanud. Võidud on täpselt pooleks jagatud, kumbki on võitnud ühe korra ja mõlemad on võitnud knockoudiga. Viimati siis siin samas saalis knockouteeris ta terava jalalöögiga Marko Moisar. Aga nüüd on vastased siis teised, vastane noor ambitsioonikas Leedu võitleja hakkab madistama siis Min Leega, kes on muidugi pikkuselt kaunis lühikene meesterahvas. Et kas ta selle pikkuse eelise kaotusega siin midagi ära annab, vähe tõenäoline. See, et ta võib siin püsti seistes lehma lüpsta, ei tähenda, et ta selle Leedu noorele sportlasele muidugi kerge võidu annab. Üldse siin mingist võidust veel on väga vara rääkida. Olen Min Leed näinud madistamast, et teeb ta väga tugeva lahingu, kuid tema trumbiks on muidugi taiboksi reeglid, nagu Soomes enamasti on. Tuleb ta siis Jyväskylä taiboksi klubist. 26 matši on ta pidanud, 13 nendest võitnud ja knockouteerinud siis ühe ainsa vastase ja selleks oli Marko Moisar Pärnus. Ja Mantase
ja need informatsioon ei ole siin vastuoluline, kuna öeldakse, et ta on Leedu meister, Läti meister ja siis nüüd tuleb välja, et on esimene profimatš, 2 matši siin olnud ja ei oska seda kommenteerida. Las siis meeste teod räägivad enda eest, matšide rekordid on alati kuidagi segased ja kipuvad siin natuke kaotsi minema. Ja ma pean siin oma sõnu sööma, et arvasin visuaalsel vaatlusel, et Leedu esindaja on pikem, kuid mõlema mehe näol on tegu siis suht lühikese mehega ja ootan siit väga-väga huvitavat fighti, mis on siis nüüd alanud. Min Lee ütles siis ka, et tema trumbid on jalad, kuna ta on siis Thai-boksi taustaga mehega ja on natukene teisiti valmistunud ka ühe matšiks, mis on temal esimene. No siin oli näha jälle puhast Thai-boksi tehnikat, haarata see jalalöök kinni ja sweep siis jalg maha viia. Aga ühe reeglida seosis peakaotanik Leonardo Pihlaks peab nendele meestele mõlemale siis natukene hoiatusi tegema, et seda klintšimist ja löökidest haaret vältida siin, mis ei ole siis ka ühe reeglites kuidagi levatud. Aga siit võetakse siis käeside maha, mis on niisugune rituaalne käeside ja mingit väga tehnilist vajadust ei oma. Ja need esimesed löögivahetused lõpevad klintšis. Mulle tundub, aga selle Min Lee nüüd see pea on küll natukene vaba. Väga terav, väga tubli ambitsioonikas võitleja on leedukas. Valget tegi kindlasti ka Min Lee siis Vietnami päritolu, aga Soomes ei keerunud võistleja. Ikka see Thai-boksi muster on sees ja tahtis seda klintšis, seda põlve talle lüüa. Mida ta siis ka tegi. Boksi tehnikas ei ole ka väga hullu. Tulevad need käed, mis nendel Thai-boksi ütles, loetakse nagu nõrgemateks külgedeks. Tulevad seal Min Lee'lgi need teravad löögid kätega. Ja aga leedukal on nagu näha, et käed on ikka jalad on nagu tunduvalt vabamad, väga kiirelt viskab neid. Vaatame, kas nad siin siis määravaks täna õhtul saavad. Väga ilusad kombinatsioonid. Leeduks on vähekene aktiivsem. Min Lee proovib siin kogemuste peale, tal on siiski 26 kohtumisprofina. Aga leedukas ei ole siin mingisugust eelist andnud sellele natuke kogenenumane vanemale Min Lee'le. Ja Leedu tase on tõesti tugev. Tunnete ennast ikka päris vabad selles ringis. Ja päris tugevalt low kickiga tabab leeduka esimesse jalga. Ja aga Mantas Kellunas ei lase sellel hetkel teda heidutada. No nende noorte fighteriga on niimoodi, et kogemused on näidanud, et nad siin esimesed raundid teevad, või noh, ütleme esimese raundi teevadki siis niisuguse väga tugeva etteaste, panevad päris palju sinna võhma, ei oska seda energiat nagu lõpuni jagada ja võib-olla selle peale Min Lee natuke mängibki, et siin on ikkagi 2 pika raundi veel tulemas, 3-minutilist ja selle esimese, mis siin kohe 10 sekundi pärast lõpeb, võtab ta päris rahulikult. Ja tundub, et see esimene hoog on nüüd leedukast näinud. Ja Kong tähistamas siis esimese raundi lõppu. Raske siin kellelegi eelist anda, kindlasti leedukas oli aktiivsem, saatis rünnakuid lööke teele rohkem, tabamuste arv, võib-olla ka leeduka kasuks. Mantas Kellunas siis tulemas klubist Wolf, sellise nimega klubi neil Leedus. Suht noorena on siis ta saanud ja päris saukseid arvestatavad tiitlid. Ikkagi Leedu meister olla, aga selle taseme ja harrastajate hulga olles, mis on ikkagi mõnevõrra suurem kui nagu Eesti ja Leedu riigi arvgi,
rahvaarv liigis siis on suurem, on ka selle harrastajate arv suurem ja natuke populaarsem on Thai boks, nii et see on ka märkimisväärne tiitel. Aga teine round on algamas. Vaatame, kas on siis nooruslik uljus või natukene vanem kogemuslik Thai boksi tugevad jalad saavad määravaks, ehk siis Min Lee poolt vaadatuna on siis tegu tugevamate jalgadega kindlasti. Aga Mantas ei näita siin nüüd kuidagi välja, et tal nagu jalad või käed nõrgemad oleks, et tal on nagu kogu arsenal päris tugev. Küll ta ründab muidugi kätega rohkem, see on ka võib-olla Thai boksile, K1 reeglitele kindlasti ka omasem. Kuskil 60% sellest on siiski kätetöö, mis tavaliselt selles ringis tehakse nende reeglitega. Ja Min Lee satub ikka sinna Thai boksile omaselt sinna klintsi ja haarab lähikontaktis ümber kaela ja proovib seda põlve sinna teele saata. Ühe tabava low kicki saadab nüüd ka ja Leeduka jala pihta. Ja Leeduka hoog on nagu märkimisväärselt muidugi vaiksem, kui seda oli seda esimeses raundis. Ja no kehakeel räägib enda eest, et see esimene värskus on nüüd läinud. Min Lee nüüd ei näitanud mingeid olulisi väsimusmärke. Küll aga tema see arsenal ei võimalda ka väga palju suuri üllatusi siin nüüd teha, et on äkki teeks midagi enneolematut selles võistluses mitte näha. Ikka see tagumine jalg on see tugevam trump ja proovib sellega. Ja see tagumine millkikk läheb sinna kätesse teele, K1-sse muidugi mitte mingisugust punkte ei too, jälle tagumine sirge tabas Min Lee'l. Ja Mantas liigub ringi, rünnakuid läheb ikka tunduvalt vähem teele kui seda kui esimeses raundis. Nüüd ilus 1-2 tagumine sirge tabas Min Lee'd. Ja see tagumine middle-kick sinna kätesse ei anna selle Min Lee'le nüüd küll K1 reeglitega mitte midagi. Ma loodan, et ta on kursis sellega. Teeb seda nüüd ikka teadlikult, on tal mingi plaan sellega. On harjunud ikka nende Thai boksi reeglitega rohkem, tundub see Min Lee. On natukene nagu ideetu, mida siin nagu teha. Nüüd üks low kick jälle toob talle ühe punkti juurde ja teine round on läbi. Ma annaks viigilises ausalt öeldes selle raundi, et ei saa selle Min Lee'le ka nüüd seda nüüd ära anda, olgu, et ta oli nagu stabiilsem ja võib-olla tegutses sihikindlemalt, aga loevad tabamused. Ja kui see 3x3 K1 reeglitega matš peaks viigiliselt siis 3 raundil lõppedes päädima, siis on üks võimalik ekstra round. Reeglites on meil siis täna niimoodi siis ka Soome meister 2010, 2011 on ta seal hõbeda saanud, IFM Nordic Champion 2012 hõbe medali omanik, aga siin 3. round. Vaatame, kas see põnevust tõudanud matš siis ka nüüd natukene teravamaks läheb selles viimases roundis, proovib siin keegi need konkreetsemaid juhtnööre haarata ja esimesed kontaktid on niisugused teravad. Leedukas proovib nende sirgete kätega, mis on tal vist tundub natukene pikemad kui Aasia päritolu Min Lee'l. Ja no, selge see, et ta oskab nendega paremini ümber käia. Ja huvitavaid kontakte vahetavad. Ikka see tagumine millegi ikka on harjunud sinna kätesse minema. Ma soovitaks tal low kicki kõrgusel neid lööke rohkem teele saata. Kui ta ikka keha ei taba, siis ta punkti sealt ei saa. Erinevalt siis Thai boksi reeglitest, VMC Thai boksi reeglitest, kus siis kätesse tabanud jalalöök
toob punkte juhul, kui vastane kõigub või mingit märkimisväärse kahju selle löögiga saavutatakse. Aga need middle kickid siin ei tähenda mitte midagi, mis keha ei taba. Nii et punktide arv minust Min Liil on kaunis kesine. Aktiivsuse eest ta saab kindlasti nüüd rohkem kohtunikel tähelepanu, aga see loeb ainult siis, kui tavamuste arv on võrdne. Ja Leedu esindaja päris ära pole väsinud, aga ta kindlasti ei ole see ega saagi ollagi see, mis ta esimeses raundis oli. Ja, aga üksiku ilusaid keravaid rünnakuid tuleb siit samamoodi edasi. Oho. Kumbki tabas siis ühe huvitava löögi, high kick läks siis Min Lee poolt teele ja leedukas tabastada parem sirgaga vastu. Kumbki neist löökides knockouteerima, kes ei osalenud küllgi Min Lee käis korra põrandal ära. Aga selles kaalus jah, neid knockoute kindlasti väga tihti maailmaspordis näha ei ole. Ja väga ilusa sirgetega jooksis nüüd peale kindlasti 1-2 punktida siit korjas. Saate siis ühe jalalöögi järgi teele, mis lõpus küll päädis põrandal livisemisega. No minu nägemist mööda on leedukas ikka natukene tugevam nüüd. Teeb erinevaid tehnikaid kõigil 3 korrusel. Ründab pähe, ründab lõukikkidega ja alla. Tai-boksi põhiselt nüüd millkikid sinna kätesse tõesti Min Lee, kui ma saaksin talle seda öelda, et neid ei ole mõtet sul teele saata siin spordis. Need reeglid on teised. Ilmselgelt see selles kaalus ja kedagi nagu vigaseks ei ole löönud või vigastuse või knockoudiga võitnud ta ei ole. Minu nägemus on siin, et leedukas on natuke parem, vaatame, mis arvavad kohtunikud. Tegemist siiski kokkuvõttes suht noorte sportlastega, 17-aastane Mantas, kel Lunas, nagu ütlesin, on siis üks noorimaid siin, ongi vist kõige noorem jah, sellel turniiril. Min Lee on 24, temast siis 7 aastat vanem. Ja finaali pääsenud Jamie Youngblood Whelan on 18-aastane. Kohtunikud siis löövad siin punkte kokku, kindlasti ei ole see kerge otsus. Kindlad käest ära ei võeta ja tulebki extra round, vabandust, ei pannud seda hetke tähelegi, siis teadvustaja teavitas välja, siis et tegu on extra roundiga. No nii, näemegi siis esimest extra roundi. Ja ei tea, kas meeste mõttes ükskõik kumb siit nüüd võitjana edasi läheb. Mõlgub ka see, et nemad on boksinud kumbki hetkeks siis 3 raundi pluss siis võimalikud minutid 4. Aga finaalis ootab Jamie Whelan, kes on siis 1,5 raundi ainult kütust kulutanud. Ja Marko Moiser samamoodi siis eelmises 8-mehe turniiris kohtus nii raskete vastastega, et lihtsalt seda kütust oli nii palju ära läinud, et suht kergelt sinna pääsenud vastane siis teda võitis, kellega ta täna siis teeb õhtu naelaks revanš matši, milleni jõuame hiljem. Ja tagune middle kick ja põlv, mis kumbki sihtmärki tava tuleb siis Min Leelt. Mantas on ka muidugi päris väsinud, kätetehnika ei ole enam nii terav ja täpne, tabavad sinna kuskile kukla taha. Aga ilusa kombinatsiooni saats teele, vist siit punkti küll ei tulnud. Tugevat, paremat overhandi proovib, ei tamanud ka see. Aga no K1 stiilis on ta ilmselgelt nagu parem, et selle põhjal annaks mina talle punkte. Või vähemalt eelistuse, kui siit tabamuse arvu tuleb. Kumbki tegelikult ei taba, kõik löögid lähevad kuskil blokki, kätesse, kaitsesse või mööda. Nii, esimene korralikum tabamus siis selles raundis. Middle kick tabas Min Liil poolt teele saadetuna. Mantase keha. Ja peab sekkuma pidevalt siis Tai-boksi taustaga võistlejate
tegemistesse, kuna see klints on kerge tekkima, mis siis KV-s on keelatud. Kas siit siis... Oi, ilus parem tagumise jala high kick, mis tabas siis Mantase pead. No need on juba niisugused konkreetsemad punktid. Mantas ei ole siin nüüd midagi tabavat ja põhja panevat teele saatnud selles raundis. Ikka sellised mööda libisemised sellest peast, kätega ta neid punkte proovib. Siuke pime kombo läheb nagu teel, aga ei näe nagu, et see tooks midagi tabavat. Ja ka need kätelöögid ei toonud tabamusi. Ja Min Lee tabab. Min Lee tabab, kätega tabab vist isegi ka jalaga, kas see punktivääriline oli, seda ütlevad kohtunikud enda paberil. Ja Min Lee kogemus siin natukene läheb siiski määravamaks. Küll see temaga vaene Arsenal selles Tai-boksi mehe pärusmaalt ei toida teda siin nüüd nii palju kui vaja. Kui toidab teda nii palju, et ilmselt on talle seda võitu toomas, kui siin mingisugust muud suurt üllatust ei tule. Middle-kick tabab jälle Leedu sportlase keha. Leedu sportlane teeb viimase etteaste nüüd 10 sekundit enne matši lõppu, saadab sirged teele, kui sealt oli mõni tabav. Kas need enam päästavad? Ja Min Lee on väsinud põrand libe. Tukub pikali. Usun, et ta peaks selle matši võitma. Kuid mine tea. Vaatame, mida nägid kohtunikud. Kas ikka nägid seda sama pilti, mida mina siin? Nurga meeleolu on muidugi selline, et nemad võitsid, kõigil on käed püsti, kõik on väga hästi. Soome Jyväskylä Tai-boksi nurgas, sinises nurgas nüüd selline meeleolu ei ole, kuid mulle tundus, et siit võeti 4-5 tabamust kindlasti rohkem. Võib-olla vähem. Aga kuulame ametlikku otsust. No nii, meil on otsus olemas. Kellegi käsi siit tõuseb? Seisuga! Seisuga! 2-1 võitis! Ohoo! Pean siin amatöörboksi Tai- ja kickboksi kohtunikuna oma sõnu sööma. Võit läks siiski punasesse nurka ehk siis Leedu sportlasele. Jah, jään natukene üllatununa seda suulaatisin seda otsust nagu mõtlema ja järel kajastama, aga sinna ta läks. Leedukas on võitja. Aga meeldiv on näha, et Min Lee on teeninud Eesti Keila publiku sooja aplausi ja heakskiidu.
ja läheme edasi siis. 2 võitjat on siis selgunud, kes siis finaalis eelviimases matšis kohtuvad. Nendeks on siis Jamie Youngblood Whelan, noor 18-aastane tumedanahaline sportlane Inglismaalt Londonist ja äsja siis selgunud finaali vastane talle on siis veel noorem aasta noorem 17-aastane Mantas Kellunas Leedust, kes siis extra raundi tagajärjel võitis min lead. Aga meil on õhtu 3. matš, milleks on siis superfight Mihhail Kokaiinise vahel, kes kohtub Vladislav Tšetkoviga. Vladislav on siis Team Moisare esindaja ja Mihhail Kokaiinis on Narvast Konkiroost. Mustade pükstega Kokaiinis on siis punases nurgas. Ja Vladislav Team Moisarest siis mustade ja kollase äärega pükstega sinises nurgas. Ja on ka vahel teha muidugi kindlasti kinnaste värvi järgi. Narva esindaja valgete kinnastega, Team Moisari esindaja tumedate kinnastega. Mõlema näol on tegu siis esimest profimatši pidava sportlasega. Ja 5 võitu. Tegemist siis päris suure pikkuse vahega, see esimesi siiamaani nähtava pikkuse vahega, mis siis läheb Narva esindaja nurka. Ja kindlalt on kokku löödud, esimene raund on alanud. Ja Vladislav alustab natukene aktiivsemalt esimese jalaga, torgib korralikult neid lõugikke sinna. Ja tagumine middelkikk läheb teele. Kui ikka Mihhail ei ole tulnud siia, siis niisama, vaid oma pikkade kätega hakkabki oma eelist ära kasutama. Esimesed sirged on teele läinud ja tagumine lõugikk ka võtab punkte. Ja, aga Vladislav on päris hea nende kikkidega. Lõugikid lähevad siis siin esimesse jalga nii ühelt kui teiselt poolt. Ja siukest pool käsikäpa lööbki. Overhandi või sarnast. Ja. Lõugikid töötavad ilusti. Kas nad talle siis ka vajalikku edu toovad? On ise asi. Ja siukest vanakooli kickboksi on näha siis Narva esindajalt. Mihhaililt. Vladislav on ikkagi kasvult väiksem, kuid sellele vaatamata saab päris hästi hakkama praegust. Ja tagumine jalg ilusti töötab Vladislavil. Mihhail tuleb nagu kuidagi plaanitult sellesse matši. Ei ole nagu ei ole tal nagu mingit sihikindlat plaani, toksib nende jalgadega seal. Oma pikkuste ka ära juba ei taha nagu kasutada, võiks nende pikkade kätega seal teha valu, aga kuidagi ebakindlalt. Ja Vladislavi tagumine lõugik jälle toob siis punkti juurde. Jeerum. Ka siukseid lööke näeme siin. Mis ei ole päris käelöögi möödi, aga no, las poiss areneb, üritab siis seda. Jalad töötavad ilusti seest.
sekundit raundi lõpuni. Ja ilusat asja proovis nüüd lõpuks, raundi lõpuks. Pöördelt käelööki. Ja siin oli kongiga lõpetamisega raskusi. Kongiga koos lõpetamisega raskusi. Ja Vladislavi treener siis on näha, et on Mirko Moisar, Tim Moisar, kapten aju ja hing, andmas talle siis lisaks hambakaitsmetele vett ja nõuandeid. Aga Konkiro esindaja Mihhail näitas, et ka raundi lõpus, et need pikad käed ei ole tal niisama piima kandmiseks poest, vaid võttis ta siis ka nendega mõned punktid enne kongi kõlamist. Ja tagumine sirge tabab ka praegust. Jood on siis saanud nurgast selliseid nõuandeid, et pane need pikad käed tööle. Eriti kui vastane selliseid mitte midagi ütlevaid kassikäpalööke teeb. Ja sirged on ilusad, kuid siin ei liigutud nagu kehaga sisse, et seda kontakti saavutada, et jäi ta sinna poolele teele kuidagi see parem. Aga siit esimene tabab siis lõuga Vladislavil. Ja Konkiro poisi pikad käed on siin juba oma võtmas. Aga siin väidab siis Narva esindaja Mihhail, et on saanud löögi kubemesse. Aeg peatatakse ja antakse talle võimalus taastuda. No päris pikalt taastub siin. Konkiro poiss oli siis sedavõrd tugev tabamus. Kui sedavõrd õrn koht. Matši iseenesest veel väga huvitavas faasis, kumma kelle poole pole see ära kandunud. Esimese raundi, ma arvan, võitis Vladislav oma jalalöökidega tulnud punktidega. Nüüd on hakanud siis Mihhail kokaiinist tagasi tulema. Nende pikkade kätega eelkõige. Oho, päris kena pöördud löök sinna maksapiirkonda kannaga. Aga mitte siis nii tugev, et oleks lausa põrandale Vladislavi pannud. Ja Vladislav proovib oma lõukikkidega edasi. Narva esindaja natukene nüüd valvsam nende lõukikkide peale, nii kaua palju need sisse ei tule. Ja tema käed on siis. Ja tema käed on hakanud tabama nüüd päris hoogsalt rohkem Vladislavi. Mingit väikest meeleheite momenti on siin näha. Vaatame edasi. Mida aeg edasi seda kindlamaks Konkiro poiss on hakanud ennast pidama ja eks need tabavad löögid toovad rõõmu näole talle. Mitte nii väga Vladislavile. Vladislav on jäänud ühekülgseks, jah. Ainult nende lõukikkidega nüüd 3 raundi ei saa. Sirged ja käed, pikad käed Mihhailil on toomas punkte, tabamusi. Ja frustratsiooni natukene ja väsimust peegeldab siis Vladislavi nägu. Ja mõlemate meeste siis esimene profifight. Ja ilmselt ei osata seda võhma nüüd nii hästi kasutada, aga need pikad käed
need pikad käed tabavad siis Team Moisare poissi. Team Moisare, noorukene Vladislav on minu arust selle raundi nüüd küll kaotunud. Aga minu ennustused ei ole siin kahjuks ka varem täppi läinud, nii et elame-näeme. Konkiro näol tegu siis kindlasti endise kickboksi klubiga, aga on näha, et Muay Thai K1 on ilusti ilutseb nende selja peal. Nii et kõik on sellest kickboksingu teelt läinud seda teed, mida siis turg küsib, nõuab, tahab. Ja need on siis Thai boks ja kickboksi ja Thai boksi vahelised kullreeglid, milleks siis on K1 reeglid, mis on vast kõige populaarsemad siin planeedil hetkel. Ja nüüd on seal punane nurk vist natukene patustanud vee kallamisega ja teinud selle livedaks. Nii, nurk kuivatatud, viimane round. Potentsiaalselt viimane round siis, kui selgub selle lõppedes võitja, kui ei, siis oleme nägemas võib-olla ka võimalikku ühte ekstrat, nagu me tegime eelmisel matšil. Aga tundub, et härra Kokaiinisel on omad plaanid siin nende pikkade kätega ja valgete kinnastega kõvasti valu anda ja proovida siis lõpetada siin. Kas 3. raundiga või lausa varem. Kui see üks päevarem sirge tabab sihtmärki, siis võib see asi kõik läbi olla. Kaalu tundub olevat nendel härradel, ametliku kaalujäängidele kahjuks võlgu. Silma järgi võin arvata, et tegemist on kuskil siis 70-75 kiloste meestega. Ja nüüd on kätevõistluseks läinud. See ei ole kindlasti Vladislavi poolt vaadatuna kuigi tark tegu, sest käed on tal esiteks lühemad ja tehniliselt oluliselt nõrgemad. Ja siin on juba märk sellest, et varem haak juba tabas. Ja see on lihtsalt nüüd aja küsimus, kui need löögid tabavad täpsemini. Ja siit on jälle 2 punktid ilmselt tulemas. Ja on näha, et Vladislav ei oska seal lähedal midagi teha. Mihhail Kokaiinise pikad käed ja pöördult käsi ka peaaegu tabas. On võtmas siin punkte. Kümme sekundit jäänud raundi lõpuni. Kas siit veel tuleb midagi? Ei, tagumine sirge ei taba. Ja nüüd tabas. Kui tundub, et see matš knockoudiga ei lõppe, kui siit nüüd ekstra raundi ei anta. Minu silmis jälle on Kokaiinis muidugi Narvast palju tugevam olnud nüüd viimased 2 raundi ja tavanud. Vabandus, see ongi 10 sekundi lõppemise märk. See oli lihtsalt kellegi patsutused ringi äärele või mingile tugevale pinnale, mis mind eksitasid. Ja ilusti oma pikkuse ja esimese käega kontrollib distantsi Mihhail. Ja nüüd tabas esimene jalg kehasse Mihhaili. Vladislav ei ole oma viimast sõna veel öelnud ja miks lõuvik läheb järgi. No see on märgiks ilmselt, et matši lõpuni on jäänud või selle raundi lõpuni on jäänud 10 sekundit. Ja ei ole vist siit midagi tulemas. Ja kong näitab, et 3. raund on lõppenud. Vaatame, mida kohtunikud otsustavad.
Tundub, et kuulutas välja võitja. Kohtunikul on pilt selge. Käed on... Ja punases nurgas. Narva esindaja Mihhail Kokainis Konkiro klubist siis võitis selle ainukese matši, milles siis seisis vastamisi Eesti esindajad. Ülejäänud tänased kohtumised on siis Eesti versus teine riik. Meie õnnused siis Mihhail Kokainisele siit poolt. Pani siiski oma pikad käed maksma ja võitis väärilise võidu. Ja läheme siit edasi. Järgmine matš, neljas matš täna. Ta on siis teine superfight, mis leiab aset Eesti esindaja Vadim Bohamovi vastu Garant-klubist noorukene 19-aastane mees ja praegult ringi saabub Eduard Tildinš Lätist. Läti Tai Kickboksi Akadeemia sportlane, ilmselt tegemist on profirekordiga, kus ma näen siis 6 matši 4 võitu, ühend on knockoudiga võitnud. Kaaluks on siin kuni 81 kilogrammi, mis on siis ilmselt õhtu raskem matš. Läti esindajal on siis ette näidata Läti meistrivõistluste võit 2012 ja Balti meistrivõistlustelt 3. koht. Bahamovi fight record ehk siis võistluste arv on märksa märkimisväärne, ilmselt siin on tegu koos amatöörmatšidega. 31 matši, 20 võitu, 10 knockoudiga. Eesti meister 2010 aasta kickboxing Vako reeglite järgi, Balti meister 2010 aasta kickboxingus, Eesti Muay Thai champion 2011-2012. Nende tiitlitega on siis ringi saabuv Vadim Bohamov värjatud ja treeneriks Igor Sinkevitš, kes on siis tema järel. Eesti esindajale on siin oluliselt tugevam kaasalamine, nagu ikka kodupublik peaks olema üks mees nurgas lisaks. Vadim Bohamov ütles eelneval väiksel videotutvustusel, et tema tugevuseks on käed. Vaatame kohe, kas nad võtavad võidu ja kui kiiresti. Esimene raund on alanud. Ja ilusate kombinatsioonidega alustab. 1-2 käsi järgi. Garant-klubi üldse
positiivse küljena saaks kindlasti välja tuua, et nad ongi K1 klubi, K1 reeglitena võib-olla spetsialiseerunud eelkõige. Ja siit näitab Pohamov väga tugevat kätelööke, haagid on tõesti väga tugevad, on juba esimene korralikum tabamus siin. Eduards on natukene taha jäänud, Läti sportlane. On siin konkreetselt tagumise sammu peal, surve on päris tugev Pohamovi poolt ja väga ilusti kõigil 3 korrusel töötab. Lausa ilus on vaadata. Kohtunik saab nüüd küll hoiatuse, ma saan aru, mille eest täpselt. Aga see sweep või jala maalöömine näitab nüüd küll, et Pohamov tunneb ennast selles kontekstis siin nagu kala vees. Back spinning fist, väga rikas arsenal. Tõesti ilus on vaadata. Ja natukene on nagu isu läinud Eduard Tinchlisnis. Jaa, kuid siiski. Saates kombo teele. Ja praegust natuke kaitsvalt nagu häälestatud. On tal mingisugune plaan varuks või ta tahab lihtsalt siin üle elada seda esimest raundi. Jälle tõmmatakse jalg maha. Publiku heameel on garanteeritud pärast sellist ilust tehnilist sooritust. Ja low kick tabab ka päris teravalt siis Läti sportlase jalga. Pohamov on päris enesekindel ja juba seda näitab, kuidas ta niimoodi õrnade löökidega julgeb seal lähedal olla, kardmata sealt mingit kontrat, mida muidugi Läti sportlane on üritamas. Ja stiililt võib isegi vaadata, et tegema natukene sarnase sportlasega kui nende klubi võib-olla siis esisportlase Aleksander Bernjakoviga natuke meenutab, nad on ka sarnased kaalus, suuruses. Hästi tehniline, hästi ilus ja tuleb esimene knockdown, kas see jääb ka siis KO-ks, tuli ta siis esimesse jalga low kicki näol, lätlane tõuseb püsti küll. Mis seal nüüd siis toimub? Jah, matši lubatakse jätkata. Kohtunikul oli lihtsalt tegemist seal mingisuguste vahenditega, maast korjamisega. Aga see ilmselt on nüüd aja küsimus, kui Pohamov selle matši lõpetab. Ja peab seal siis Läti sportlase nina pühkama. Ja esimene raund on läbi. Ilmselge ülekaaluga läheb see siis Eesti sportlasele klubis Garant Vadim Pohamovile. Eduard Tiltins tundub olevat ja natukene nagu nõrk vastane Vadim Pohamovile, nii et suure tõenäosusega tuleb siit siis võitja juba järgnevas raundis, kuid üllatusi on selles spordis alati varemgi olnud. Isegi nurgast välja astudes võid libiseda ja jala välja väänata, nii et ärme hõiska ennem, kui kong on löönud ja võitja välja kuulutatud. No eks saab aru Tiltins ka, et siit tuleb nüüd kiirelt vastu rünnata ja proovida see KO võitu, et see esimene jalg ilmselt ei pea vastu seda järele jäänud fighti aega. Ja sinna on sihtimas ka siis Pohamov, seekord siis tõmmas küll tugijala alt ära. Väga ilusad kombinatsioone viskab teele. Hästi vabalt tunneb, õlad on niimoodi lahti kenasti vaadata. Ja kohe läheb siit ilmselt low kick järgi. Ja läkski. Ja kohe ilmselt lõpetab selle asja siin mingi low kick ära.
no mis mitte vingiga, vaid lihtsalt see tagumine. Vadimi tagumine jalg. Tiltinši esimene jalg on see sihtmärk. Ja sihtmärk tabatud, tulemus saavutatud. Tundub, et Läti sportlasel ei ole mõtet sealt ega võimalik tõusta sealt ülesse. Vadim Bohamov võtab knockoudiga võidu. Väga ilus sooritus. Aplaus ja õnnitlus temale. Selles matšis võitis sinine nurk knockoudiga. Ja Vadim on kuulutatud ka siis ametlikult kohtunike poolt võitjaks. Õhtu 5. matš leiab aset siis Aleksandr Melnikau punases nurgas ja Aleksandr Sokolovski sinises nurgas vahel. Aleksandr Sokolovski näol on siis tegu Eesti esindajaga, täpselt samas klubis Garant, kes võttis võidu siis eelmises matšis. Kuid hetkel on tulemas Aleksandr Melnikau ringi. Tegemist on Valgevene sportlasega, vanuseks 26 aastat. Huvitav oli see eelisel USA konverentsil, et minu jaoks üllatusena tuli, et kaaluvahe on sportlastel siis järgmine. Aleksandr Melnikau ringis punases nurgas kaalub 78,4 kilo kaalus kaalumisel. Ja tema vastu tulev Aleksandr Sokolovski 74,5 kilo kokkuleppe kaalus toimub võistlus, siis tavaliselt selliseid suuri valuvahesid ei ole. Aleksandr Sokolovski käest küsisin, miks ta nõustus sellise vanuse vahe, võib-olla jah, siis temale 21, võib-olla 26, jah, 5-aastane vanuse vahe, et miks ta siis sellise kaalu ja vanuse vahega teise sportlase kasuks nõustus. Ütles ta väga mehelikult ja väga ilusti, et sellistest tugevatest vastastest sa kõige rohkem õpidki. Väga meeldiv oli seda kuulda. Ja ta võtab sellise väljakutse vastu, võttis ta ka väljakutse vastu siis loomulikult koostöös treeneritega, kunagi Mirko Moisera vastu. Ta küll kaotas selle matši, kuid näitas üles väga head tugevat sportlikku tahet.
ja Aleksandr Sokolovski on ringi tulnud siis. Väga noor ja andekas tehniline sportlane, kui ma mäletan, siis Igor Sinkevitš kunagi vist andis talle lausa personaalseid trenne, kui ta oli täitsa noor ja loodis sellest mehest tulemas tõusmas siis väga suurt talenti ja ilmselt seda ta ongi. Pole teda tükk aega ringis näinud, et on huvitav meil kõigil vaadata, milleks ta täna võimeline on. Ja nagu kuulsite, on ta siis 67 matši pidanud, kindlasti koos amatööri ja profiga, 50 nendest võitnud, knockouteerinud 12 vastast. Hõbemedali omanik siis World Championships K1 Vaco ja pronksmedal on siis Euroopa meistrivõistlustel K1 Vaco. Tema vastu tuleb siis Aleksandr Melnikov, kes on klubis Patrioot Valgevenest, on siis Minski tšempion 2009, tal on siis 50 amatöörvaitti, millest 40 võidetud ja professionaalseid matši on 2 peetud, millest on 1 võitnud, 1 on siis viigiliselt lõppenud. Natuke on siis kaalu ja pikkust tema, ehk siis Aleksandr Melnikov, Valgevene sportlase nurgast võtab ta kaasa, ei kasutada siis hüppeliigese sokke, erinevalt Aleksandr Sokolovskist. Kuid see siin hetkel kindlasti määrav ei ole, tema hüppeliigased siis lubavad nüüd löökide vahetust. Pikkuse vahet jah, on siin mingi circa 5 sentimeetrit. Ja viimati võistlesid nad alla 70 kilos Aleksandr Sokolovski Mirko Moisega, nüüd on siis 75 kilo kaaluks siis. Kindlasti ootan huvitavad matši ka sellest. Ja mõlema mehe liigutustest on näha, et seda ala on harrastatud juba mõnda aega, tuntakse. Ei tea, mis vormis siis Melnikov on. Ega ei saa öelda, et ta teaks, mis vormis on Aleksandr Sokolovski. Teades klubi põhjaliku ettevalmistuse, ma usun, et Sokolovski on tulnud siia kindlasti hea ettevalmistusega ja heas vormis. Oma pikkuse eelis siin proovib esimese hooga maksma panna Melnikov. Oi, milline huvitav esimese käe haak tabasti nii üllataval hetkel Valgevene sportlast. Väga tubli sooritus Sokolovski poolt, lausa rõõm näha, väga täpne ajastus rünnakule. Ja see tegi kindlasti Valgevene sportlase valvsamaks, nägi, et see kasult ja kaalult väiksem mees on väga terav ja noormees suudab teda üllatada. Ja aga ta jätab siis ilmselt tõesti seda tagumist low-kicki lüües, jätab oma pea nii kaitseta, et juba teist korda proovis Sokolovski järjest seda ja ei taba nüüd küll nii hästi, kuid siiski tabas. Kas ta sai kaudi ka kirja, ma ei mäleta, see kes kuidagi nii kähku, kas kohtunik luges. Sellisel on ta esimese raundi nüüd hetkeseisuga juba kaodanud. Väga hästi Sokolovski ka väga professionaalselt, rahulikult ootama võimalust. Ei tee midagi liigselt. Tegemist on esimese raundiga. Otse tiibi, otse jalalöögi. Valgevene sportlane saatis teele, mis tabas Sokolovskit. Ja ilusti vaikselt, luuravalt, targalt mehed vaatavad. Mõlemad on väga valvsad. Ootavad momenti ja Sokolovski on nagu kontrat ehk siis vastamiste peale siin proovinud oma selle taktika rajada. Ja siin Kuvemäe löök katkestab praegult selle kohtumise. Sokolovski vaadatakse neutraalsesse nurka ja natuke taastus siis Melnikov.
natukene esimese käega siin torkas Melnikau nüüd Sokolovskit, millele Sokolovski postus ka kontrat vastata, kuid ükski neist kontralöökidest tabamust ei toonud. Ilusad pöördutud löökid proovis Melnikau. Ja Superman punchi, nagu seda nimetatakse hüppelt. Esimene round oli, mis võib kokku võtta, väga luurav. Kui nüüd Sokolovski vist esimene haak, mille ta tabas, läheb kirja siin knockdownina, siis on ta kindlasti seal võitnud. Ja teine round on algamas. Vaatame, mis see endaga kaasa toob. Oho. Low kickile läks järgi. Pöördelt löök, mis ei tavanud. No see vastasseis on kindlasti nüüd tugevam, kui oli see eelmine. Bahamovil oli küll nüüd niisugune walk in the park. Sokolovskil on ikka tõsine väljakutse tegelikult ikkagi ees. Küll ta saatis ta esimeses roundis Melnikau pikali, kuid siiski see ei näita veel midagi. Võib-olla see löök äratas magava hiiglase, nagu öeldakse. Ja, väga enesekindlalt olemust näitab ka Melnikau. Küll ta jätab nagu natuke kaitseta ja laseb sinna vahele nende löökide, teele saadetud löökide vahele rünnata. On võib-olla aktiivsem jah, oma selle pikkusega ja selle esimese poolega torgib siin, proovib siin midagi ära teha. Naljakalt ta seda tagumist low kicki nagu paneb teele, nii ka auk on endal üleval sees, et miks ta seda nii teeb, aga ju ta seda siis nii teeb mingil põhjusel. Kipub ka klintši minema siis. Melnikau haarab nüüd, mis on ka reeglites muidugi keelatud. Proovib sealt lähedalt seda põlve veel teha. Mingites elementides on nagu natuke ebakindel, jah. Proovib hästi palju teha, aga ta nagu täpselt ei tea, mida ta teeb. Seda küünarnukiga lausa tabas Sokolovski pead selle pöördelt käe löögiüritusega. Teele saadab, aga tabamusi sealt väga palju tulemas ei ole. See vastu Sokolovski tabab ilusa tagumise ala low kickiga. Oho, see haak läks nüüd teele või? Haak läks teele, aga kas ta tavas Sokolovskit? Ilmselt ei tundu mingit kahju siin küll olema, matš kestab ilusti edasi. Väga siuke ettearvamatu tehnika ja siukene ootamatu löögistiil on Melnikaul. Võtab natukene harjumist aega. Pressikonivil ta ütles, et ta Sokolovski matš natukene vaatas YouTube'ist. Siukene väga rabistav kuidagi üle käe igalt poolt, proovib mingit imelikke asju. Väga omapärane ettearvamatu fighter. Omapärane stiil. Garandipoiste stiilid on alati ilusad olnud, kõigil on väga ilus tehnika. Väga head treenerid siis järjekord selle rõhku seal andnud. Taktikaliselt ka väga paigas, psühholoogiliselt korralikult ette valmistatud. No Sokolovski võiks ka nüüd aktiviseeruma hakata. Enamus matšist on nagu läbi. Kuid nüüd see pöördelt käsi, kas jah, ei, mitte knockdowni vääriliselt. Küll tabas Sokolovskit, aga lugema siin ei hakatud. No Sokolovski saab nüüd natukene vist riielda oma nurgas. See ei olnud nagu päris plaanipärane round, sest ta tõesti mingid olulisi punkte ta ei toonud. Valgevene esindaja oli rohkem valvel, teda ei saanud väga üllatada.
kolmas raund. Ja Sokolovski on saanud käsu natukene aktiviseeruda. Tundub jääda liigutustes niisugust tahtmist ajavat. Hüppelpõlv ei taba. Valgevenelase hüppelpõlv ei tabanud. Ja saadab neid ai-kikki teravalt teele küll, aga kuidagi ei saa aru, kus see sihtmärk tal täpselt on. Et läheb ta niimoodi üle pea ja seal on siis siit poolt, kus mina seda kommenteerin, ma nüüd ei näe, et kas seal siis on vigastus Sokolovski näol. Ja ongi väike katt, väike lõige on sinna sisse siis tulnud. Arvestades kutsutakse seda asja vaatama. Ja ta on seal silma lähedal. Südamest loodan, et ta saab jätkata, et seal ei ole nüüd midagi sellist. Silma lähedal haavad muidugi on väga ohtlikud, et või ohtlikud selles mõttes, et ta ei saa jätkata juhul, kui silma voolab verd, sest ta lihtsalt selle silmaga ei näe ja see on selle asja juures siis ohtlik. Et kui jää pidama, siis peab vist päris kaua tegeleks, et kas see nüüd temaga on. Natuke sellega siit silma seest.